No tere! Tänases osas võtame pakendist välja Speedlingi mängurihiire. Vaatame, kuidas see välja näeb. Tegemist on eriväljalaskega. See on siin kirjas. Minu käest on küsitud, kas ma olen päriselt kõik need asjad, mida oma kanalil pakendist välja võtan, ostnud. No, kui sa oled vaadanud näiteks Laura blogi, see on see blogi, kus tavaliselt räägitakse nii. See on nii vinge foto, kas sa lihtsalt pead selle ostma, pildid lähevad kaamerast ühe nupule vajutusega otse Facebooki, oi kui lahe. Siis kas sa arvad, et Laura on kõik oma kanalil esitletavad fotokad ja vidinad ise ostnud? Või nagu Morpheus küsib Matrixi filmis ühes kohas nii alt. Kas sa arvad, et see on õhk, mida sa hingad? Hea küsimus. Ent see on väga tore hiir. Eriti meeldib mulle pistik, mida on tänu kujundusele väga mugav käsitseda. Dünaamiliselt muutuv valgus on ka tore, mis ei ole siiski kõige olulisem. Tekus on üks tõsine taplushiir, mis hästi käes istub. Ja muuseas, sellega saab väga hästi tööd teha. Säästumarketis müüdavate 3-euriste hiirtega ei anna võrreldagi. Ainult üks häda on. Kui sa elad koos mõne isikuga, kes ei salli vilkuvaid tulesid, isegi kui see hiir vilgub teises toas, siis mõte tulesid vilgutavast hiirest võib mõnel inimesel päeva ära rikkuda. No tõesti. Nii kui oma hiire arvuti juurde sisse sättisin, rünnati mind küsimusega. Kas see ööseks ikka kustub ära või vilgubki see kogu aeg nii? Sa pead valima minu ja selle hiire vahel. No, kui sina satud sellisesse olukorda, tuleb säilitada külmrahu. Nimelt on hiirega kaasas CD-plaat. Tarkvara saad oma arvutisse alla laadida ka Speedlingi kodulehelt. Selle tarkvara abil saad sa hiirt seadistada, muuhulgas tuled kustu panna. Kuid eriti vinge on see võitlushiir ühes Speedlink Fierise hiirematiga. Kuulmiseni ja nägemiseni!